Meie esimene esineja on Rait Maruste, Uno hea kolleeg juba sellest ajast peale, kui Rait tuli ülikooli tööle. Mõlemad olid professor Ilmar Rebase õpilased, töötasid koos kriminaalikateedris. Rait ja Uno olid mingis mõttes niisugune Eesti Vabariigi algusaegade tandem, kõigepealt Rait, Riigikohtu esimees, siis Uno, kõigepealt Uno Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, siis Rait. Rait on palju olnud Unoga koos, teinud palju ühiseid asju ja lubanud meile siis rääkida ka sellest, või alustame Uno Lõhmuse kui teadlase ja kui kohtuniku algusaegadest on Rait pealkirjastanud oma ettekande, et aitäh, me ootame huviga ja kuulame rõõmuga. Selle peab siit üles tõstma vist. Ei pea vist. Ei ole. Sul on see pea. Head kohalolijad, minu esitlus siin täna ei ole teaduslik ettekanne, vaid põgus tutvustus keskkonnast, milles Uno Lõhmus kujunes, milles me ühel ajal kaasteellised olime ja mis tema edasist erialast arengut kujundas. Eesti tuntud kirjandusklassika analoogiat kasutades alustaksin selliselt, et kui mina 1972. aastal tollasesse TRÜ õigusteaduskonda astusin, oli Uno Lõhmus juba selle teaduskonna teisel kursusel. Uno oli, vähemalt minu tollaste tähelepanekute kohaselt, üliõpilasena kuidagi märkamatu ning me ei puutunud õpingute ajal lähemalt kokku. Ta oli pigem eemalt jälgija. Ülikooli õpingute järgselt sai meid kokku viivaks ja siduvaks keskmeks kriminaalõiguse professor Ilmar Rebane. Samuti Ilmar Rebase abikaasa, Tartu esimese õigusnõuandla advokaat ja hilisem Tartu linnavolikogu esimees Aino-Eevi Lukas. Ka Unosse ülikooli lõpetamise järgselt Tartu esimese õigusnõuandla advokaat ning ta oli Eesti advokatuuri liige aastatel 1994–1998. Meist mõlemast said professor Ilmar Rebase aspirandid. Mina Tartus TRÜ õigusteaduskonna kaugõppe aspirant, Uno Lõhmusest aga aastatel 1983–1986 tollase Leningradi riikliku ülikooli õigusteaduskonna aspirant. Meie mõlema juhendajaks oli professor Ilmar Rebane. Miks Uno valis Leningradi, seda ta ei seletanud, tõsi, mina kunagi ka ei küsinud. Selgituseks seda, et kuni 1976. aastani sai dissertatsioone kirjutada eesti keeles ja kaitsta Tartu Ülikoolis. 1976. aastal reformiti üleliidulist süsteemi Võšše atestatsioonne komissia ehk VAK sel viisil, et kirjutada tuli vene keeles ja kaitsta sai ainult teatud ülikoolides. Meie puhul tähendas seda, et Tartu Ülikoolis enam kraadi kaitsta ei saanud ja meie kaitsmise lähim koht olid Leningradi ülikooli õigusteaduskond. Meie mentor, professor Ilmar Rebane, oli ehe vanakooli mees. Peterburis sündinud, Vestholmi gümnaasiumi lõpetanud, Moskva-Peterburi ülikooli haridusega, Pätsuaegse õiguskantsleri nõunik, küll lühikest perioodi,
tunnustatud advokaat, vaieldamatu kriminaalõiguse tundja ning juuravaldkonna autoriteet, kes oli saanud tunda ka Nõukogude võimu karistavat kätt, kui ta aastatel 1950 kuni 1954 kõrvaldati TRÜ õigusteaduskonnast kui kodanlik natsionalist. Ilmar oma rikkaliku töökogemusega, suure töövõime ja väljapeetud käitumise, harituse ja kõnekunstiga oli silmapaistev kuju tollases õigusteaduskonnas ning selle kriminaalõiguse ja protsessi kateedris. Uno kandidaaditöö teema oli mõistugi kriminaalõiguse sisuga, täpsemalt kuriteost osavõtu kvalifitseerimine. Ka Ilmar Rebase enda esimene teaduskraad oli samal teemal. Seega algperioodil kõndis Uno kriminaalõiguse suunas selge orientatsiooniga. Loogilist rada sai Unost 1985. aastal veel enne kraadi kaitsmist õigusteaduskonna kriminaalõiguse õppejõud, algul vanemõpetaja, hiljem peale kraadi kaitsmist dotsent. Võib summeerivalt öelda, et Uno teadlaseks ja õppejõuks kujunemise algaastad olid tihedalt seotud professor Ilmar Rebase kriminaalõiguse ja kriminoloogiaga, valdkondadega, mida vedas professor Ilmar Rebane. Seos avaldus ja realiseerus muu hulgas ka selles, et kui 90ndate alguses algas uue kriminaalseadustiku loomine, võib-olla täpsem oleks ehk öelda, et vana moderniseerimine, siis oli selles osaline ka Uno Lõhmus. Uno oli kriminaalseadustiku ja ka kriminaalmenetluse uuendatud seadustiku väljatöötamise töögrupi konsultant ja liige. Algusaegade Uno arengu ja Ilmar Rebase ja Aino Lukase mõju kontekstis tuleb mainida nende suvekodu Kääriku taga Konnol. Konno oli koht, kus suveperioodil käisid koos Ilmari jüngrid. Tehti tööd, käidi saunas, võeti napsu. Räägiti, vaieldi, lõõbiti ja noored said kuulda asju, millest loengutes või teaduskonnas ei räägitud. Meid noori kimbutas tol ajal Vene sõjavägi oma kordusõppustega. Ja nii oli Uno osalus nii mõnelgi korral häiritud, sest ta pidi käima samal ajal Viljandis sõjalist tarkust taga nõudmas. Muutuste tuulte aegu 80ndate lõpus pürgis Uno ka avalikku ellu, poliitikasse, kandideerides Tartus tollasesse ülemnõukogusse, kuid Advik Kirise ja Mikk Tikma vastu polnud tal palju võimalusi edule. Kuid see samm viitas tema huvile avaliku elu ja sealhulgas ka poliitika vastu, paratamatult poliitika vastu. Kuigi ta pole kunagi selles vahetult osalenud ja jäi pigem kõrvaltvaatajaks, nõustajaks. Kindlasti tuleb esile tõsta Uno osa Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi taasloomisel. 1988. aastal Ilmar Rebase initsiatiivil tuli aasta enne seda, 1987. aastal kokku asjahuviliste grupp ning Uno oli see, kes pani kirja EAS-i alusdokumentide projektid. Ta oli hiljem ka üks seltsi käimavedajatest ning korduvalt ka seltsi juhatuse liige. Seltsi taasloomine ja tolles ajas aktuaalsed õigusloomelised probleemid on kajastatud EAS-i Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimeses aastaraamatus. Esimene ETISES ehk teaduskirjanduse
süsteemis kajastatud UNO osalusega töö on õigusteaduskonna üliõpilastööde vormistamise ning viitamis- ja tsiteerimistehnika põhireeglid aastast 1997. Võimalik, et juba selles töös avaldus UNO-le omane kirjutatu vormistamise oluliseks pidamine, nõudlikkus, selgus ja täpsus, aga ka teksti sõnavaliku ja mõtte esitamise selgus. Seda võime leida ka kogu tema hilisematest kirja pandud ja toimetatud tekstidest. Pöördelistel intensiivsetel aegadel tuli kiiresti luua ja käima saada uus õigussüsteem ja tema normatiivne baas. Oli loogiline, et nii Ilmar Räbane kui ka Uno Lõhmus olid aktiivsed osalised uue karistusseadustiku ja menetlusseadustiku ettevalmistamisel. Tollased arengud ja tempod olid kiired. Kusagil 1994. aasta keskpaiku sain kõne tollase riigisekretärilt Aino Lepik von Virenilt ja tema kõne sisaldas palvet, et värskelt Euroopa Nõukogusse saanud Eesti vajab kohtunikukandidaati Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Kas mul on kedagi pakkuda? Pikemalt arutlemata pakkusin UNO kandidatuuri. See ettepanek teostus, nii sai alguse UNO rahvusvahelise kohtuniku karjäär. Siiski vajab ehk selgitamist, et see Euroopa Inimõiguste Kohus oli veel nõndanimetatud vana ehk mitte statsionaarne kohus, kus liikmesriikide kohtunikud käisid Strasbourgis koos kord kuus, arutasid neile ettevalmistatud asjad läbi ja hääletasid. Tollane Eesti juriidiline diskursus ja inimõiguste vabaduse teema oli pehmelt öeldes tagasihoidlik. Puudusid valdkonda tundvad juristid, spetsialistid ja ega valdkonna inglise või prantsuskeelse terminoloogia, argumenteerimise ja case-law tundmine polnud meil just ka heal tasemel, ka seda pehmelt öeldes. Polnud mulle teadaolevalt ka UNO-l erilist selles valdkonnas ettevalmistust. Tuli loota, et UNO tollal ajal juba tuntud avaliku õiguse spetsialist ja noorema põlve advokaat saab hakkama. Ja UNO sai hakkama. Oma kogemuse põhjal võin kinnitada, et kui oled tuttav Rooma õigusega ja õigusüldteooriaga, siis see on päris hea baas Euroopa Inimõiguste Kohtu dogmaatikas orienteerumiseks. Töö Strasbourgis nakatas UNO inimõiguste temaatikaga, millest ta on hiljem avaldanud ka rida kirjutisi. Mainin siinkohal tema töid just karistusõiguse ja inimõiguste seostest, toetudes Euroopa Inimõiguste konventsiooni praktikale. Nii ilmus temalt 2003. aastal töö inimõigused nende kaitse Euroopas, Nebis in idem ehk Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Solotuhhin versus Venemaa kaasuses 2009, süüdistatava põhiõigust küsitleda tunnistajad 2013. Selle teemalisi töid ja sõnavõtte on UNO-lt teisigi. Tööga Strasbourgis algas UNO rahvusvaheline karjäär. 1998. aastal vahetasime kohad. Mina siirdusin alaliselt Strasbourgi, UNO-sse Riigikohtu esimees. Tema esimene töö Luksemburgis Euroopa Liidu kohtus aastatel 2004–2013 oli juba sootuks teiseteemaline ja viisiline, millest puudub vähemalt minul lähim kokkupuude ja ülevaade. See oli väga lühidalt kõik sellest, kuidas mina puutusin kokku UNO-ga ja kuidas see päris algusaegadel oli. Kui kellelgi on midagi küsida või arvata, siis ma olen hea meele valmis vastama, aga võime seda teha ka hiljem. Aitäh kuulamast!